kindlasti ühtest külge, õppida iseseisvalt hakkama saama, õppida teistega koostööd tegema paremini ning siis õppida seda, mis on distsipliin ja kord teatud määral ning saada endale muid kasulikke omadusi, mis teil läheb niikuinii vaja, sõltumata sellest, kas te tegelete sõjandusega või millegi muu asjaga. Lisaks sellele saite ettekujutuse, missugune elu käib siin Kaitseväes. Suhteliselt hea ettekujutuse saite sellest võrreldes sellega, mis teised saavad, kes teevad mingeid seal neid metsad riigikaitselaagreid seal Rootsi vormides. Siis kuidas kanda vormi korralikult, isegi tüdrukuseks tarvist, ma arvan, jah. Nüüd teavad, kuidas tegelikult peavad neid särke ja märke kandma, mütsid ja kõik värgid, et tavaliselt on nii, et kes siit läbi on käinud, siis need, kui natukene ikkagi kõrvade vahel midagi on, siis tulevikuks ka jälgivad seda ja oskavad jälgida. Siis loomulikult saite taktikalisi ja lahingulisi oskusi. Lisaks siis rivioskust kõvasti juurde. Ma arvan, et enamus noorkotkaid ja ka kodulütreid oskab rivi viletsamini, kui te praegu oskate, enamus teist juba, kuna seda treenitakse vähem. See oli siin hea võimalus treenida ja see tuli enamusel väga hästi ka välja selle paari päeva kohta. Ning mis tegelikult veel oluline on see, et saite vastupidavust ja sellist hästi testida enda juures. Sest et need tegevused, mis te tegite, olid kõigile maailma väga füüsiliselt rasked. Ja natukene üle jõu käivad. Kes ei saanud kõigiga päris hakkama, siis äkki loodetavasti saab järgmine kord kuskil uuesti proovida. Kuum ja magamatus ja nii edasi, et võib-olla mõni sai kokku 12 tunni magada selle 6 päeva jooksul. Korralik tund. Nii et see arendab teid ka kindlasti ja näitab teile, milleks te olete suuteline ja milleks mitte ja kuidas ennast arendada.